Head kuulajad, kallid külalised, mul on hea meel tervitada teid kõiki täna siin julgeolekukonverentsil. Tore on näha ka kolleege kaugemalt ja need on debatid, mis meie kaitsest, julgeolekust, majandusest, energeetikast saavad siin täna olema. Need on üliolulised selle jaoks, et me saaksime arutada üheskoos, kuidas võiks kujundada tulevikku Eestis, aga ka Euroopas laiemalt, sest kuu aja pärast valitakse ka Euroopa Parlamenti. Mitte kunagi ei ole Euroopa Parlamenti valitud keerulisemal ajal kui praegu. Nende inimeste põhimõtted, keda valitakse, on äärmiselt olulised. Raskes julgeoleku olukorras on peamine, et inimesed, kes Euroopa Parlamendis otsuseid teevad, seisaksid päriselt ka Eesti ja Euroopa väärtuste eest. Väärtuste eest, mis meid kaitsevad, mis hoiavad meie inimesi, annavad meile kindluse, turvatunde ja tagavad meie majanduse konkurentsivõime. Nagu president Lennart Meri on öelnud, Euroopa ei ole geograafia, Euroopa on põhimõtete ühtsus ja ustavus neile põhimõtetele. Põhimõtted kujundavad geograafiat, geograafia ei kujunda põhimõtteid. Oleme viimaste aastatega saavutanud Euroopas sellise nähtavuse ja kuuldavuse, mida Eestil kunagi varem ei ole olnud. Meie seisukohad on olnud paljudes küsimustes suunda näitavad ja tooni andvad, oleme kindlalt otsustajate ringis nii Euroopa Liidus kui ka NATOs. Meil on head sõbrad ja liitlased üle maailma, aga see kõik ei ole tulnud kergelt. See on olnud inimeste aastatepikkuse töö tulemus, see töö on olnud ennastsalgav ja raske. Väikese riigina peame me olema julged ja mõtlema kastist välja. Eesti on näide sellest, et hoolimata väiksusest saab siiski palju Euroopa tasandil ka ära teha. Oleme olnud mitmete oluliste algatuste eestvedajad. Digitaliseerimise vedamisel näiteks oleme olnud eesrinnas, aga ka teistes küsimustes meid kuulatakse. Olulisi algatusi on olnud mitmeid, kui me võtame näiteks miljonimürsu algatus kaitses, kui ka Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina heaks. Samuti oleme vedanud agressorriigi juhtide vastutusele võtmist, et kuriteod, mida Venemaa toime paneb, ei jääks kuidagi karistamata. Eesti on neid vedanud, aga meil on palju võitluskaaslasi. Paljud meie toetajatest on ka täna siin ja me oleme selle eest väga tänulikud. Lisaks juba alustatud asjadele tuleb pidevalt mõelda kastist välja. Tuleb pidevalt mõelda uute lahenduste peale, kuidas Euroopa kaitset tugevdada. Pakkusin detsembris ülemkogul välja, et Euroopa Liidu kaitseinvesteeringute suurendamiseks võiks kasutusele võtta eurovõlakirjad. Ma ei ole selles idees kuidagi kinni, olen öelnud, et kui teil on paremaid mõtteid, siis käige need välja, aga fakt on see, et me peame leidma täiendavaid finantseerimisallikaid julgeolekusse just praegu ja kohe, meil ei ole seda mitte kuhugi lükata. Euroopa Liidul on vaja oluliselt ka suurendada oma 7-aastasest eelarvest eraldisi kaitsevaldkonnale. Hetkel on see kõigest 0,86% ja see on selgelt liiga vähe. Euroopa seisab silmitsi kriitilise hetkega, mis kujundab tulevikku ja meie julgeolekut aastateks. Sest kui pole julgeolekut, pole meil tegelikult mõtet rääkida ka millestki muust, sest et meie eest tehakse otsuseid kuskil mujal. See käib nii Euroopa kui ka iga liikmesriigi kohta eraldi. Vabadus ei ole tasuta lõuna meie liitlaste poolt kaetud laua ääres. Julgeolek on meie kõigi ühine mure. Meie uus normaalsus on varasemast tundvalt kõrgemad kaitsekulutused, sest praegu ei ole julgeoleku tagamine kõige agressiivsema riigi naabruses, paraku see ei ole ka kuidagi odav lõbu. Meil on ebameeldiv naaber, seda me muuta ei saa, aga me tegutseme sihikindlalt selle nimel, et ta ei julgeks meid kunagi tülitada. Eesti kaitse-eelarve ületab
3,2% SKP-st. See tähendab, et me panustame riigikaitsesse 1,3 miljardit eurot ning 4 aastaga 5,6 miljardit. See on meie valitsuse kõige olulisem investeering meie julgeolekusse ja kindlustundesse. Otsustasime algatada ka kaitsetööstuse riikliku eriplaneeringu. Ukraina sõda on näidanud seda, et laskemoona vajadused Euroopas on suuremad kui tootmisvõimlused. Seetõttu tuleb luua kõik eeldused selleks, et Eestis oleks laskemoona tootmine võimalik. Samuti võtsime kaitsetööstuse rahastamise takistuste eemaldamiseks eelmisel nädalal vastu otsuse algatada või luua kaitsetööstusfond mahus 50 miljonit eurot. See on seemneraha sammuks edasi. See on otsus, mis tugevdab meie julgeolekut, elavdab majandust ja loob loodetavasti kõrgtehnoloogilisi töökohti ja annab hoogu juurde ka meie tehnoloogiasektorile. Ma arvan, et Eestis ei pea rääkima sellest, et miks me peame seda kõike tegema, sellepärast, et Venemaa sõjatööstus on tänaseks mobiliseeritud sellisele tasemele, kus toodetakse igas valdkonnas Euro-Atlandi riikides tunduvalt rohkem varustust ja laskemoona ja seetõttu need vajadused on hetkel ja praegu ja selle jaoks me peame pingutusi tegema. Peame pingutusi tegema siin Eestis, aga ka Euroopa peab tegema rohkem. Meie roll ja ülesanne on veenda kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, ka Euroopa Liitu tervikuna tõstma olulisel määral kaitsekulutusi, panustama kaitsetööstusesse ning andma Ukrainale sõjalist abi, sest Venemaa agressiooni peatamiseks ei ole paremat lahendust kui Ukraina võit ja Venemaa kaotus. Selle kõige kõrval on oluline ka meie majanduse konkurentsivõime ja see, kuidas me tuleme toime siis nende muutunud oludega. Energia on üks väga oluline sisend kõikides majandusvaldkondades, seetõttu räägime täna ka energeetikast ja energiajulgeolekust. Kuidas saame ka siin kohapeal teha samme, mis tagavad energiajulgeolekut meile pikemateks aastateks. Ja tahaksin lõpetada oma sissejuhatuse sõnadega, mida ütles Robert Schuman 74 aastat tagasi, mis on ka täna väga relevantsed. Nimelt ta ütles nii, et maailma rahu ei saa kindlustada ilma selleta, et mõeldaks proportsionaalseid loomingulisi lahendusi seda siis ähvardavate ohtude vastu, ehk siis need lahendused peavad olema proportsionaalsed nende ähvardavate ohtudega. Need ähvardavad ohud on hetkel üsna suured, seetõttu me peame mõtlema ka loomingulisi lahendusi. Ees on pikk päev põnevate aruteludega. Loodan, et kõik saavad siit konverentsilt kasulikke teadmisi, uusi mõtteid, mida edaspidi kaasa haarata, aga ka edasi arendada. Nii et soovin kõigile edukat sisulist päeva ja aitäh, et tulite.